Vladimir Putini ja Vladimir Zelenski läbirääkimised võivad toimuda otse Ameerika Ühendriikides Donald Trumpi kutsel ning Vladimir Putinil on sellisest formaadist väga raske keelduda. Ja tundub, et Putinit püütakse praegu nagu rotti uude lõksu ajada. Vladimir Zelenski mängib diplomaatilist partiid, kus Putinil ei jää peaaegu ühtegi ilusat võidukat käiku. Viimastel päevadel on Ukraina president teinud midagi, mis muudab kogu rahust rääkimise raamistikku. Ta ei kutsunud Vladimir Putinit lihtsalt taas läbirääkimiste laua taha. Ei, ta hakkas ise valima läbirääkimiste kohta ja formaati, nii et Putini keeldumine näeks välja võimalikult häbiväärne. Ja just siin, nendes detailides, peitub kogu praeguse hetke olemus ja põhjus, miks Euroopas räägitakse sellest, et läbirääkimised võivad alata juba sel suvel. Minu nimi on Oleg, Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja kindlasti liituge minu Telegrami kanaliga Petši uudised. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis kõigepealt faktid. Volodymyr Zelenski teatas, et telefonivestluses Donald Trumpiga arutati juba 14 juunil võimalust korraldada kolmepoolne kohtumine Venemaa, Ukraina ja USA juhtide vahel Ameerika Ühendriikide territooriumil. No, lisan omalt poolt näiteks samal Alaskal. Formulatsioon, mida ta kasutas, paljastab tegeliku kavatsuse. No, lisan omalt poolt näiteks samal Alaskal. Formulatsioon, mida ta kasutas, paljastab tegeliku kavatsuse. Sellise kohtumise oleks saanud korraldada Ameerika Ühendriikides sellises formaadis, kus Putinil oleks olnud palju raskem keelduda, vähemalt president Trumpile. See on võtmenüanss. Ukraina paneb keeldumise koorma teisele. Nüüd, kui Putin ütleb ei, või nagu ta ütles, ei näe läbirääkimistel mõtet, siis ütleb ta ei mitte Zelenskile, vaid isiklikult Donald Trumpile. See tähendab inimesele, keda Kreml avalikult kummardab kui ainsat mõistlikku partnerit läänes. Veelgi enam, sellises olukorras kogub Putin lihtsalt oma enda keeldumisi läbirääkimistest, mis peaks sundima Donald Trumpi lõpuks andma lööke selle ülbe Vladimir Putini näo pihta. Paralleelselt kulgeb teine liin ja see on Euroopa liin. Nagu teada sai, arutas Ukraina seda USA ja Prantsusmaaga. Võimalus kohtuda verelaste ja isiklikult Vladimir Putiniga G7 tippkohtumise raames, kus osalevad kõik demokraatlikud riigid just neil päevil. Volodymyr Zelenski selgitas selle platvormi loogikat üsna otsekoheselt. G7 tippkohtumisel on täna kohal Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Kanada juht, ehk siis eurooplased pluss Ameerika. Ja see on väga hea võimalus kohtuda kõik koos Vladimir Putiniga, istuda suure laua taha ja lõpuks hakata kõiges kokku leppima. Tuletan meelde, et tippkohtumine toimub 15. kuni 17. juunini Prantsusmaal Evianis Genfi järvekaldal. Ja Volodymyr Zelenski sõnul nõustusid USA kutsuma Vladimir Putini kohtumisele, mis võiks alata juba esmaspäeval. Allikate andmetel edastati kutse mitme kanali kaudu korraga. Läbi vahendajate, diplomaatide, isegi luure ja otse Venemaa poolele. Ja mis Putin? Aga Putin teeb end jälle täis. Vabandust, ajas end täis. Retoorika tasandil tuli siiski vastus ja see on täiesti kõnekas. Peskov teatas täna, et meid ju otse sinna ei kutsutud. Ta ütles, et Kiievi ja Moskva vahel ei olnud otsest kontakti sellise kohtumise osas G7 tippkohtumisel. Aga ta jättis mainimata, et selline kutse tuli taas vahendajate, diplomaatide ja isegi luure kaudu. Ja edasi kordas Peskov vana mantrat. Ta ütles, et kui Zelenski on valmis sellest vastutustundlikult ja tõsiselt rääkima, võib ta alati Moskvasse tulla, kus teda vastu võetakse. See tähendab, et ainus koht, mida Putin on nõus tunnustama, on agressorriigi pealinn, kuhu sõdiva riigi juhil pole põhimõtteliselt võimalik minna. Nagu te aru saate, ei ole see kutse dialoogiks. See on viis dialoogi vältimiseks, nägu päästes ja näidates Vene matsidele, et nende juht on ikka veel kõva tegija. Noh, vaadake ise. Ma kutsun Zelenski Moskvasse, aga tema ei tule. Aga tegelikult saavad normaalsed inimesed aru, et see on argus. See tähendab, et Putin saab suurepäraselt aru, et keegi ei kavatse sellesse haisvasse Moskvasse sõita ega tule sinna kunagi. Ja sellepärast ta ütlebki, sõida Moskvasse. Sõida Moskvasse, anna minna. Mis on, kardad või? Küsimus on selles, et kõik sõjad on alati lõppenud läbirääkimistega neutraalsel territooriumil.
Putinile öeldakse juba otse näkku, et kohtume neutraalsel territooriumil. Ütle koht, aeg, anna minna. Sinu haisvasse Moskvasse ei tule keegi, kõik, unusta see ära. Aga Putin kardab, ta lihtsalt pissib püksi nagu väike poiss. Nüüd kõige tähtsam, miks Putin tegelikult läbirääkimistele ei lähe? Siin lähevad Kremli ametlik versioon ja lääne analüütikute hinnangud täiesti lahku. Moskva versioon keerleb Alaska ümber. Lavrov ütles eile 15. juunil, et Venemaa loodab kokkulepete täitmisele, mis saavutati Putini ja Trumpi vahel 15. augustil eelmisel aastal Anchorage'is. Ja et selle kokkuleppe võtmekomponendid pakkusid välja just Ameerika Ühendriigid ise ning Putin lihtsalt nõustus nendega. Ja väidetavalt, kui seda pole, siis Putin ei tahagi kellegagi kohtuda ega rääkida. Probleem seisneb selles, et Alaska kokkulepete kohta pole olemas ühtegi avaldatud teksti. Mida täpselt kokku lepiti, seda Vene pool avalikult ei ütle. Ja kõige levinum tõlgendus, rõhutan, tõlgendus, justkui Trump oleks nõustunud andma kogu Donbassi Venemaale. Kuigi Trump on sellise kokkuleppe olemasolu avalikult eitanud. Ja siin seisnebki Kremli mängumehaanika järgmises. Moskva kasutab ära ametliku dokumendi puudumist, et omistada sellele Alaska kohtumisele tagantjärele endale soodsat sisu. Ja kujutada Venemaad kui rahule valmis olevat riiki, poolena, keda väidetavalt salakavalalt petetakse. See on sama nagu pesemata Venemaa kasutas väidetavat suulist lubadust, et NATO ei laiene itta, ettekäändena Ukraina ründamiseks. Veel kord, kui venelased räägivad sellest, et NATO olevat kunagi lubanud mitte laieneda itta, siis alati tekib küsimus, kus on dokument? Kus? Ja siis venelased ütlevad, et neile lubati seda suuliselt. Meile lubati suuliselt ja lubadust ei peetud. Kas selline lubadus oli, seda ei tea keegi. Sama toimub praegu Alaska puhul. Kas Putinil ja Trumpil oli mingi kokkulepe Donbassi kohta, seda ei tea keegi. Mingeid dokumente pole. Ja nüüd venelased ütlevad, et meile lubati suuliselt, et nii läheb. Seetõttu ootame nende kokkulepete täitmist, mida võib-olla polegi olnud. Lääne analüüsikeskused näevad selles hoopis midagi muud. Näiteks Sõjauuringute Instituut sõnastab seda nii. Ukraina näitab jätkuvalt valmisolekut juhtide kohtumiseks, samal ajal kui Kreml näitab jätkuvat püüdlust maksimalistlike sõjaliste eesmärkide poole ja täielikku soovimatust pidada läbirääkimisi. Zelenski 4. juuni avalikule kirjale ettepanekuga vaherahuks ja isiklikuks kohtumiseks vastas Putin, et ta nägi kirja põgusalt, kuid ei näe kohtumisel mõtet. Sõjauurimise instituudi sõnul ei ole ei USA ega Venemaa avaldanud ühtegi avaldust ega kommunikeed väidetavalt Alaskal saavutatud kokkuleppe kohta. Ja Kreml kasutab korduvalt ära ametlike dokumentide puudumist. Probleemi juur peitub Vladimir Putini enda moonutatud maailmapildis ja see on võib-olla kõige muret tekitavam tähelepanek kogu selle loo juures. Putin usub endiselt, et Venemaa sõjaline võit on vältimatu, hoolimata andmetest, mis räägivad vastupidist. Sõjauuringute instituut sõnastab diagnoosi otse välja. Putini avaldused olukorra kohta lahinguväljal ei ühti olemasolevate faktidega, mis viitab sellele, et Venemaa sõjaväeline juhtkond ei anna Putinile usaldusväärset teavet tegeliku olukorra kohta. Teisisõnu, inimene, kellest sõltub sõja lõpp, teeb otsuseid omaenda kindralite ilustatud raportite põhjal. Just seetõttu analüütikute hinnangul näitab Putini soovimatus vähendada sõjalisi kulutusi ja lõpetada sõda, et ta peab end võimeliseks võitma lähitulevikus või keskpikas perspektiivis. Kuid, nii oli ka 2025 aasta alguses, kuid Putin pole siiani võitnud. Kuid tegelikkus Kremlile muutub üha halvemaks ja sellest räägib juba ka Zelenski ise ja sisuliselt kinnitavad seda ka numbrid. Täna märkis Zelenski selgelt, et Ukrainal on juba need samad kaardid käes. Vene väed üritasid kevadsuvise pealetunge ajal rünnata 12 suunal, kuid peaaegu kõikjal kaotasid nad initsiatiivi. Venelaste aeglane edenemine on täheldatav vaid 2-3 lõigul, kus Venemaa on koondanud tohutul hulgal elavjõudu ja tehnikat. Ja just siin sünnib ilus sümboolne fraas, ütleksin nii. Aastal 2025. Valges majas ütles Trump Zelenskile selle kuulsa lause, et Ukrainal pole selles sõjas kaarte. Nüüd vastab Zelenski sisuliselt, et Ukrainal on nüüd kaardid käes.
Tema sõnul näeb Ukraina kaug- ja keskmaalöökide andmises Venemaast parem välja. Sel aastal on plaanis toota umbes 10 miljonit drooni, kuid võimsused võimaldavad seda arvu kahekordistada kuni 20 miljonini. Kuid selleks on vaja raha. Stabiilsuse tugisambaks nimetas ta ka partnerite otsust eraldada 90 miljardit eurot Euroopa toetust. Ja just see sõjaline taust ongi tõeline vastus küsimusele, miks Vladimir Putin väldib läbirääkimiste lauda. Loogika on väga lihtne. Kõik läbirääkimised fikseerivad alati status quo, aga Venemaa jaoks halveneb status quo iga kuuga. Mida selle all mõeldakse? Põlevad nafta töötlemistehased, põlevad terminalid, nafta töötlemine Venemaal on 16 aasta madalaimal tasemel. Sõjalised kulutused moodustavad juba poole Venemaa eelarvest. Istuda praegu läbirääkimiste laua taha, see tähendab tunnistada, et välksõda on muutunud kurnamissõjaks, mille Venemaa kaotab majanduslikult. Seetõttu valib Kreml venitamise taktika, varjates seda mingite kokkulepetega, mida keegi pole näinud. Kas läbirääkimised toimuvad lähiajal? Lühiajaliselt peaaegu kindlasti mitte. G7 tippkohtumisel kindlasti mitte, Ameerika Ühendriikides ka lähiajal tõenäoliselt mitte. Euroopa liidrid püüavad praegu veenda Trumpi suurendama survet Venemaale ja toetama näiteks ühist droonide tootmist Ukrainale. Ja just selles seisnebki kogu viimaste päevade sündmuste lõplik mõte. Ukraina muudab diplomaatia selliseks, et iga Moskva keeldumine dokumenteeritakse avalikult Donald Trumpi ja kogu Euroopa silme all. See tähendab, et Zelenski ei veena enam, vaid seab üles viisakuse lõkse. Diplomaatias on selline mõiste nagu viisakuse lõks, millest iga Putini väljapääs näeb välja nagu põgenemine. Ja seetõttu võime tõdeda, et läbirääkimised ei alga lähiajal. Mitte sellepärast, et pole kellelegi neid pakkuda, pole platvormi ja nii edasi ja nii edasi. Ei, need ei alga. Lihtsalt sellepärast, et Kremlis istuval inimesel on väga hirmus tunnistada, et ta on vana, nõder vanamees, kes on juba kaotanud. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu, kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada. Olen selle eest teile tänulik. Seda saab teha ükskõik millise annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!